Jepp ja Janneke. Nukutirts on haige. Mis on Nukutirtsul küll viga? Ta on nii haige. Ma helistan arstile, ütleb Nukutirtsu ema. Ta haarab kardinanööri pihku ja hüüab. Halloo, ütleb arst. Tema seisab teise kardina juures. Doktor, tulge nüüd kähku, Nukutirts on haige. Juba tulengi, kostab arst. Ja seal ta ongi. Mantel lohiseb tal mööda põrandat. Müts on silmile vajunud ja käes hoiab ta puust lusikat. Nii, ütleb doktor. Ma vaatan ta kohe läbi. Ja ta lööb Nukutirtsule lusikaga vastu pead. Ei, doktor, hüüatab Nuku ema, nii ei tohi te teha. Sellel lapsel on palavik, ütleb arst. Ta tuleb sooja seebi vette panna. Kui sul on palavik, siis ei pea sa ju soojas seebi vees istuma, ütleb Nukutirtsu ema. No kuulge, hüüab doktor. Kui sa paremini tead, siis ole ise arst. Ja ta haarab Nukutirtsul jalast. Ema haarab oma lapsel teisest jalast ja nad mõlemad sikutavad kõvasti. Ja nad kisavad ja karjuvad. Siis tuleb sisse Jannekese ema ja ütleb. Arst ja ema rebivad teineteiselt last. Sellist asja pole ma küll kunagi varem näinud, mitte kunagi. Ja aga, ütleb Janneke. Ja aga, ütleb Jipp. Te saate nüüd tassi kakaod ja biskviiti, ütleb päris ema. Ja te peate Nukutirtsu ilusti voodisse panema, siis saab ta iseenesest terveks. Nukutirt pannaksegi voodisse. Ta sulgeb oma silmad ja mõtleb. Jumal tänatud, et mul vanaema ka on. Korvitäis õunu vanaisa jaoks. Nüüd tuleb teil koos üks korvitäis õunu vanaisale viia, ütleb Jipi ema. Üks ühele poole ja teine teisele poole ja korv keskele ja minu poolt palju tervitusi. Jipi ja Janneke kõnnivad oma korviga mööda teed. Veidi aja pärast lausub Jipp. Korvis on rohelisi ja punaseid õunu. Jaa, ütleb Janneke, rohelised on maitsvamad. Ei ole, ütleb Jipp, punased on maitsvamad. Prooviks õige, ütleb Janneke. Nad panevad korvi maha ja Janneke ampsab ühest punasest õunast tüki. Ja Jipp ampsab tüki ühest rohelisest õunast. See on parem, ütleb Jipp. Ei, see on parem, ütleb Janneke. Kõikidel punastel õuntel pole üldsegi sama maitse. Siin on üks hästi ilus ja siin veel üks, ütleb Jipp. Ja siin üks, ütleb Janneke. Nad istuvad teeraja ääres murul ja veidi aja pärast on nad juba kõik õunu maitsnud ja iga õuna küljest väikese tükikese hammustanud. Nende hambajäljed on selgesti näha. Oi, kui hirmus, ütleb Jipp. Nüüd saab su vanaisa küll korjaks, ütleb Janneke. Nad võtavad korvi jälle kätte ja sammuvad väga kurvalt vanaisa juurde. Terviseid ema poolt, ütleb Jipp. Ja siin on korv õuntega, ütleb Janneke. Aga igaühest on üks tükk ära hammustatud, ütleb Jipp. Me maitsesime neid, ütleb Janneke. Ja neil mõlemal on väga kartlik ilme. Või nii, ütleb vanaisa, et siis igaühest on üks tükk ära hammustatud. Ma arvan, et nüüd on nad veel palju maitsvamad. Teate mis? Nüüd sööme igaüks ühe õuna. Ja seda nad teevadki. Aga kui Jipp sellest hiljem emale jutustab, ütleb see. Vanaisa on küll liiga hea. Mis sina arvad? On see nii?